Täna ma tahan rääkida osade meie hirmude taga peituvast uskumusest. Et kui me vaatame nüüd nii-öelda neid psühholoogilisi hirme, mis siis ei ole hetkesituatsiooniga seotud, vaid mida loovad meie mõtted, meie muretsemine, ehk siis me läheme mõtterongiga kaasa ja hakkame ette kujutama tuleviku mingeid košmaare või ebameeldivaid sündmuseid. Ja jah, üks variant on, et lihtsalt hüpata teisele rongile nii-öelda ja hakata tegelema kõrvaltegevustega, ehk neist hirmumõtetest vabaneda. Aga teine võimalus on vaadata neid hirme lähemalt. Ja mina soovitan kindlasti neid vaadata lähemalt, kui need on korduvad sellised mustrid, korduvad hirmud, mis sind valdavad. Sest tihtipeale on nii, et nende hirmude taga on mingid väga sügavad uskumused. Ja täna ma tahaksin vaadata sellist uskumust nagu ma ei ole piisav. Et minu meelest on see üks väga-väga levinud uskumus. Pealegi selline üsna salakaval, mida inimesed endale ei teadvusta. Et väga vähesed, kes seda tunnistavad, et neil nii on. Ja jah, isegi ütleme nii, et kui vaadata edukaid inimesi, äriinimesi, sportlasi, et nad võivad olla väga-väga edukad. Aga selle edu taga on tegelikult see uskumus, et ma ei ole piisav ja vajadus siis tõestada kogu maailmale või tegelikult tavaliselt kellelegi pereliikmele või iseendale, et sa seda ikkagi oled. Et te ütlete, et mis sellest siis halba on, et tegelikult on ju tore, kui sa oled edukas või sa oled tippsportlane. Ega selles ei ole midagi halba, kui sa oled edukas või tippsportlane, aga ma ütleks, et tervislikum on luua oma äri või luua oma karjäär oma missiooni najale. Ehk siis sul on südamest soov midagi maailmas paremaks muuta, midagi luua. Selle asemel, et nii-öelda siis see push, see liikumine, see ambitsioon tuleb tühjusest, tuleb puudusest. Ehk siis erinevus on see, et me anname, aga me anname sellepärast, et meil on palju anda ja me soovime anda. Aga kui me anname sellest, et tegelikult meie sees on auk, me usume, et me ei ole piisavad ja me peame seda tõestama, et siis kas ei ole see karjäär nii edukas või siis on ta selline, mis põletab sind läbi, ta põletab sind seesmiselt läbi. Ja on ka nii, et ükskõik kui kõrgele sa jõuad, sa võid olla maailma tipp, aga kui sinu sees on uskumus, et sina ei ole piisav, kuigi ülejäänud maailm võib arvata, et sa oled ülikõva tegija, aga sina ei usu seda, siis sa ei saa sellest täit rõõmu tunda. Et sul on alati vaja rohkem ja rohkem ja rohkem. Et sellepärast kutsun üles vaatama, analüüsima oma hirme, nii-öelda saama oma hirmuga sõbraks, mõistma, et mida ma tegelikult kardan. Ja vaata, et kui seal taga on, et sa mis iganes, näiteks kardad vahetada karjääri, kardad tulla ära töölt, sellepärast et sa arvad, et sa ei leia teist võimalust, sa ei ole, keegi ei taha sind sama suhete puhul tihti, et jäädakse suhtesse, sellepärast et äkki ma jään muidu üksi, kardad esineda, sest sa ei ole äkki piisavalt ilus või tark. Mis iganes, et neid põhjuseid meestel on tihti, et ma ei ole piisavalt tugev. Et neid on erinevaid, aga see algus kipub olema seesama. Ma pole piisav.
ja mida siis teha, kui nii on, et oled avastanud, et sa ei ole piisav? On eks erinevaid teraapiaid, et nendega sügavuti minna ja neid mõttemustreid muuta. Aga kõige lihtsam, kui sa algul tunned, et sa ei soovi mingeid teraapiaid teha, siis on tegelikult afirmatsioonid. Ja mina soovitan alati teha endale väikene kaardikene, kirjutada sinna ma olen piisav ja panna see nagu meeldetuletus näiteks oma vannitoa peegli peale. Et see on hästi hea ja hommikul iga kord, kui sa hambaid pesed, sa kordad seda mõttes, tuletad endale iga päev meelde ja alustad päeva positiivselt. Et see on nii-öelda selliste pehmete versioonide puhul, kui see haav ei ole nii sügav, et siis on sellest kindlasti abi, et endale meelde tuletada, et sa ei pea ennast täiesti ribadeks rabama, et sa oled piisav, nii nagu sa oled. Aga loen teile ette ka ühe väikese mõtiskluse, mis ma täna hommikul tuli mul inspiratsioon jooga ajal samal teemal ja vaadake, kas kõnetab. Kui kardan, et ma pole piisav. Kui kardan, et ma pole piisav, püüan kõigest väest olla parim igal alal. Kui kardan, et ma pole piisav, kardan, et lähed, sest ma pole piisav. Kui kardan, et ma pole piisav, kardan, et sa ei tulegi, sest ma pole piisav. Kui kardan, et ma pole piisav, pean jooksma kõigiga võidu, selle asemel, et pühitseda meie ühtsust. Kui kardan, et ma pole piisav, pole mul iialgi millestki küll. Kuniks kardan, et ma pole piisav, pole miski, mida teen piisav. Vot nii. Need olid tänased inspiratsiooniminutid. Jagage kommentaarides oma mõtteid sellel teemal. Tšau!